Tere, minu nimi on Kirill ja tere tulemast uute videosse. Õues nägite just Vitaliku Kolengute ja teeme Magicu triki. Ta seisab juba siin, tõstuki vahel. Lühidalt pani bodykitti siin nädala sees jälle peale midalgi ja need paar sentimeetrit felonit annavad ikka räigelt välimust juurde. Jah, see auto näeb hetkel välja, nagu ta oleks kas kuskilt lammutusest toodud või lammutusse viidud või valmis lammutusse minemiseks või põlenud või lihtsalt ei tea. Ühesõnaga, vähemalt on tükid küljes, nagu ma näen, et kõik poldid pole veel pandud bodykitil. Et siin on lahti, siin, aga hea näeb välja. Seega, kui Vitalik saab selle valmis poole, siis läheb see värvivad nad ise arvatavasti ja siis hakkame minu kleepsumasinal välja disainima igasuguseid erinevaid jooni, kujundeid, ma ei oskagi nimetada. Minul on aga tegemist hulgi rohkem, kuna nädala sees mina siin ei käi. Konnektori wrappimine. Eelmises videos rääkisin, et läheb liivapritsi. Kahjuks ei lähe liivapritsi, vaid lihtsalt teeme puhtaks ja keevitame selle mõra kinni ja siis on see konnektori wrappimine. Ma ostsin 30 meetrit teipi. Äkki piisab? Ma loodan, et piisab. Peaks piisama. Ma lootsin, et saab ühe rulliga, aga ühe rulliga räägitakse üldse 4 silindri auto jaoks. Seega on nii nagu on. Piduritorud vaja teha. Ma rääkisin, mis on vaja teha. Hästi palju asju on vaja teha. Jõuame, teeme, aga me teeme kohvipausi ja jätkame. Nii, oleme tööfaasis tagasi. Mina alustan sellest, et võtame auto pealt kleepsud ära. Et ruumi oleks, et äkki on uuendused. Kilesse disaini ta vist ei lähe see aasta, vähemalt mitte kohe, kui leidub koostööpartner, kes tahab oma värvides autot näha, siis loomulikult. Aga võtame praegu mõned kleepsud auto pealt ära. Samal ajal, kui mina majandasin kleepsudega, auto külje pealt on justkui üleliigsed kleepsud eemaldatud, siis stangede pealt mõned kleepsud võtsin ära ja kui me vaatame nüüd siit, kui hästi näha on, aga külg on täitsa tühi. Harjumatu näha siukse pooliku küljega autot. Aga seni, kuni mina majandan siin kleepsudega, Vitalik majandab amortidega, tal on vaja täpselt niivõrd lühemat tükki. See vist oli 46 oma. Ja on vaja 36 oma. Auto on tal liiga maastur ja ei ole amordi käiku, sest ise kui sa keerad selle siia lõpuni, selle alumise osa, siis ikkagi jääb valesti. Isa majandab piduritega, nagu jutt oli, et kogu pidurisüsteem uus, siis hetkel kõik siit puhastatakse, värvime ilust jälle ilusaks ja originaal piduritorud täis ulatuses välja arvatud siis auto alt, vahetame välja siis vase omadeks. Lihtsalt sellepärast, et tahaks ilusti, et nad oleksid. Vitaliku autoga mõtlesime, mis mõtlesime, aga PC-d on põrandal ja vana hea Max Speeding Roads läheb külge. Sest Max Speeding Roadsil ei ole probleeme ja teie kõik fiilimehed nagu siin näiteks või PC Racing nagu seal. Probleemi otsas.
täitsa teine asi, väga ilus. Tuleb siit ühe võrdse joonega, et ta ei lähe sinka-vonka, ta ei ole keerdus, ta ei ole kuskil seal, vaid ta on õigesti oma uue koha peal ja nagu näete, kvaliteet loeb. Täna läheb juba teine päev, kus ma teen ühte ja sama liigutust. Ehk siis ma lihtsalt olen reaalselt 2 päeva. Paned kette siia niimoodi ja teed vasakule, paremale. Aga tulemust on näha juba tasapisi, et selgitan ka. Need kohad siin tähendab seda, et siin on kihti vähem. See tähendab seda, et on siit läbi põlenud. Siin pool oli sama asi. Ja kui see saab siin sirgeks, siis tuleb siia tihend ja tihend on siis ilusti pinnaga tasa ja ei ole lekkeid. Ega väljalaske lekked ei ole head asjad, seega jätkame. Nii, kollektoriga oleme ühel pool. Flants, otsaflants on peaaegu et ideaalne, aga tihend on tihend ja tihend võiks oma rolli täita ka. Ma arvan, et sellega on hästi. Nüüd on vaja see kollektor ära teipida, panna mootori külge ja siis võib mootori juba ilusti autosse panna ja hunnik asju veel. Aga jõuame. Isa teeb samal ajal tagumisi piduritorusi juba ka üsna lähedal lõpule ja asi areneb. On jäänud küll väga vähe aega, 12 päeva, aga asi areneb. Nii, täna on meil pühapäeva õhtu, hakkame tänaseks lõpetama. Ma tahaks öelda, et ma ei lõpeta selle videoga, kuna see tundub siis liiga mahurohke või mahuvähene, ehk siis infot on vähe, aga Aleksander Pihoja Oss Racingust võttis kollektori enda kätte ja teeb oma magicut. Seega see jääb tema ülesandeks. Meil on pidurid peaaegu lõpetatud, hunnik asju on veel teha ja ma loodan, et nädala sees ma jõuan siia, et filmida, aga kui ei jõua, siis aitäh, et sa vaatad seda videot, nagu ikka. Vajuta like, kirjuta kommentaar, kindlasti subscribe mind YouTube'is, sest viimaste videotega pole ühtegi jälgijat juurde tulnud. Aitäh, tšau! Täna on meil esmaspäev ja ma olen tagasi selle ajaga, tööpäevasel ajal. Isa jõudis panna uued supportid, kõik on siit ära värvitud. Siit on kõik ära värvitud. Uus peasilinder ja kõik voolikud on nüüd oma kohal. Ja loomulikult kõik pidurid on nüüd õhutatud, ehk siis pidurite saaga on lõpuks läbi. Järgmine etapp, lähme vaatame, kas Pihoja on jõudnud midagi kollektoriga teha. Kui ei ole, siis kõige tähtsam on aknad, ehk siis uksed. Need raamid on siin hästi paksud ja need takistavad sõitmist, sa ei näe. Ja ta on teinud 2 või 3 autol ühtemoodi. Kell on samad uksed, seega me teeme lihtsalt copy-paste. Ja vaatame, mis neil seal toimub. Käisime Pihoja juures ja Pihoja teipis meil kollektori kinni. Vaadake, kui ilus. Ütleks lausa ideaalne. Aitäh Aleksandrile, Oss Racing ja meil on nüüd natukene lihtsam. See läheb nüüd siis mootori külged läheb veel turbo, siis see läheb kõik auto peale ja siis kõik muud asjad. Ühesõnaga, järgmine video tuleb huvitav, sest loodetavasti järgmises videos on ka esimene selle aasta käivitus.
samal ajal kui mina tegelen siin koristusega, võtsin matid välja, siit istmed välja, kõik see on vaja puhtaks teha. Algselt loomulikult tolmuimega ja peale seda siis mingi keemiaga ja mina tegelen puhastusega, isa hakkas tegelema mootoriga. Vaatame, kaugel ta jõudnud on. Ütleks, et kollektor on juba peaaegu peal. Aga mina jätkan koristusega. Nii, salong on enam-vähem. Vaatame, et igal poolt enam-vähem puhas. Seal on praegu veel vesi, kohe tõmbame veel lapiga üle. Ja siis, kui see kõik ära kuivab, siis saab tolmukaga. Sealt kõik on kuiv, ilus. Seal on märg ja siin on märg. Tundub enam-vähem. Tasapisi kollektor on juba küljes. Vaatame teda siit korra. Ilus. Väga ilus. Igaks juhuks. Majandame natukene turboga, tihendid, värgid-särgid ja ma arvan, ma loodan, et neljapäeval võib-olla saab selle hakata panema sinna.